Nii, tervist taas. Täna me teeme sellise huvitava testi, et võrdleme kahe auto. Meil on Jaguar XK ja BMW M6 Cabrio, nende kütusekulu. Ja me proovime välja selgitada, kui ökonoomne on nendega sõita. Ja käime maanteel ja käime ka väiksematel teedel ja vaatame, mis see tulemus on. Ma nüüd natuke ka täpsustan, mis on meie plaan. Kuna tihti on sedasi, et kui sul on mingi auto müügis, siis küsitakse, et palju auto võtab kütust. Lihtne vastus, kõik võtab ära. Aga nali naljaks, aga tegelikult on see asja ka sedasi, et loomulikult, et kuna on linnasõit, maanteesõit ja kõik muud variandid, seda on väga raske öelda. Aga meie siis täna proovime vaadata, et kuidas on need autodega sõita sedasi, et saaks hakkama võimalikult ökonoomselt. Loomulikult me ei lähe ekstreemsustesse, aga anname endast parima. Ja lepime kokku sedasi, et kuna meil on nii-öelda siis ka Eesti mõistes kiirtee, kus on 110 lubatud, et seal me võib-olla sõidame 90-ga, aga kõik muud teed me sõidame siis vastavalt sellele, mis on seal lubatud. Ja siis pärast anname te teada, kumb on ökonoomsem. Ja et asi oleks võimalikult aus, me teeme niimoodi, et me alustame ühe valgusfoori alt ja siis, kui läheb tuli roheliseks, me siis nii-öelda resetime ära kütuse näidu ja siis me vaatame, mis see tulemus on ja võimalik, et juhtub see, et tagastul samamoodi me selle valgusfoori taha ja siis me ka nii-öelda paneme oma testi lukku, et oleks nagu kaks võimalikult ausat tulemust. Ja me siin nüüd kaameramehega natuke arutame, et mis see tulemus olla võiks. Ja mina pakun, et see Jaguar XK, millel on 4,2 liitra mootor, mina pakun, et see lõpptulemus on, ma ei oskagi öelda. Ma tahaks pakkuda 8,3 liitrit pluss miinus natukene. Ja mis mu kaameramees ütleb, mis on tema 12,4 keskmise peale. No ma võin selles mõttes kohe öelda, et kaameramees paneb kohe väga puusse, kuna ma eile tegin ühe road tripi 200 kilomeetrit ühe Jaguariga, millel oli peale 6-liitrine V12 mootor ja ma sain keskmiseks 11,85. Nii et jah, mina pakun siis 8,3 ja ma arvan, et mu kaameramees kohe korrigeerib oma pakkumist. 9. Okei, vaatame, mis siis tulemus on. Nii, nüüd me keerame ära suurelt teelt ja ta näitab keskmist praegu 8,2. Ja ühe asja ma tahan siin nüüd ära korrigeerida, et kui ma rääkisin oma eilsest sõidust Jaguariga, siis tegelikult oli tegu ikka Daimleriga. Et automaatselt ütlesin kogemata Jaguar, kuna mõtlesin selle mootori peale. Nii et Daimler tabel 6. Nii, et ma natuke räägin ka juurde, et see sõit ei ole meil üldse emotsioonitu. Et nagu kuigi pikal sirgel on nagu ikka pikal sirgel sõit. Aga praegu meil on siin niisugused kurvid ja asjad ja ütleme niimoodi, et väga mõnus sõita, isegi siis, kui proovida teha seda ökonoomselt. Ja ma vaatame korra huvi pärast, mis ta hetkel näitab meil ja näitab 8,5. Nii et eks siis näis, mis see lõpptulemus on.
Nii, hetkel on nüüd seis selline, et me läheneme antud valgusfoorile ja hetkel on ta roheline, aga ma igal juhul ütlen ära, mis ta hetkel on. Ei ole roheline, vabandust, keerame. On punane ja meil on, kaameramees filmib 8,3. Vot sedapsi. Nii et ma olen kohe endale nii uhke praegu. Nii, nüüd on meil siis käes teine sõit ja autoks on BMW M6. No, siin on nüüd 5-liitrine V10 mootor, nii et eks siis näis, mis siin juhtuma hakkab. Aga kõigepealt liigume oma nii-öelda stardikoha poole ja siis nullime ära ja siis mingi hetkel väike tagasiside. Nüüd on jälle meil siin omavahel see viktoriini küsimus, et mis see keskmine võiks nüüd tulla. Ma ei kujuta ette, see on niisugune omamoodi mootor nüüd. Ma tahtsin tegelikult eile selle peale mõtlesin ja tahtsin pakkuda, et ta tuleks kuskil niisugune 9,5 ja 9,8 sinna vahemikku. Aga kuna see eelmine pakkumine, mis mu kaameramees tegi selle Jaaguri osas, see kõrge arv, siis ütles, et see tulenes tema kogemust selle BMW M6-ga. Nii et seega ma nüüd ei oskagi seisukohta võtta, aga ma ikkagi üritaks mõelda, et järsku me saame hakkama 9,9 liitriga. Ja kaameramees ütleb kohe... Ma ütlen julgelt 15. Kaameramees ütleb 15. No eks siis näis. Nii, hetkel oleme siis ära keeramas suure tee pealt ja meil näitab 12,2, 12,1. Nii et jah, et väga huvitav. Ma arvan, minu jaoks huvitav, sest ma nagu eelsin nagu väiksemat kulu ja kaameramehe jaoks võib-olla huvitav, sest ta eeldas natuke suuremat kulu, aga meil on natuke sõita, nii et eks siis näis, mis see lõpp meile näitab. Et natuke võib-olla siis ka nagu sellest BMW sõidukogemusest, et mis ma nüüd siis oskan öelda. Et ma ütlen ausalt, et ega tegelikult aga on väga okei sõita, et tegelikult on ju kiire ja kõik on nagu hästi paigas. Aga kui ütleme, et kui hetkel ikkagi me teeme ikkagi sellist ökonoomsust sõitu, et mitte me ei ole ekstreemselt ökonoomsed siin kuidagi, aga ikkagi kuidagi võib natuke, ütleme, et me sõidame lubatu piires. Ja siin kohal võib-olla Jaagor on nagu natuke mõnusam kaaslane. Kuidagi tundus sõit nagu pehmem ja rafineeritum aga on nagu on. Ega BMW ka halb pole, lihtsalt BMW ma ka tunnen, et ta nagu tahab natuke teistsugust sõidustiili ja ta rohkemaks nagu valmis. Ja minu jaoks üks huvitav tähelepanek on see, et me praegu oleme maantee peal ja ta näitab, et on sees 7. käik ja meil on kiirus 90 ja tsipa peale ja pöördeid on 2100. Et minu jaoks on üllatav. Ma oleks nagu arvanud, et ikkagi sellise kiiruse juures me räägime kuskil 1500 pöördest. Nii et jah, aga on nagu on. Aga me nüüd oleme jõudmas oma valgusfoorini ja kohe ütleme, et meil on, dokumenteerime ära, kaameramees filmib 12,4. Vot sedasi siis.
aga jah, et ühesõnaga me just siin tegime omavahel nalja, et kaameramees pakkus 15 ja mina pakkusin 9,9. Nii et tema eksis siis 2,6 liitriga ja mina 2,5-ga. Aga ja ei, minu jaoks ütlen ausalt üllatav. Ma nagu arvasin, et ikkagi see keskmine kulu sellise sõidu juures on palju madalam. Aga oli ka üllatav see, et ikkagi pöördeid nii palju oli. Nii et võimalik, et siis eks sellest oli ka asi põhjustatud. Mis see meil nii-öelda siis kokkuvõte võiks olla? Jaaguri puhul ütlen niimoodi, et üllatas mind, pigem ei üllatanudki, et selles mõttes üllatas, et ma nagu olin optimistlik ja selles mõttes natuke üllatas mind, et see kõik oligi nii, nagu olema pidi minu lootuste kohaselt. Ja BMW muidugi natuke negatiivselt mind üllatas, et uskumatult palju võttis. Ja nüüd lihtsalt, mis meil võiks nagu olla see soovitus, et jah, et on võimalik, et kui tahta niisuguse autoga sõita, ka ökonoomselt nautida sõitu, see on võimalik, nagu näitas meie kaunis Jaguar. Ja BMW puhul pigem ütleks niimoodi, et kui sul juba see auto on, siis naudi seda teistmoodi. Et selline ökonoomne ja tasane sõit, esiteks ta ei ole ökonoomne ja tegelikult ega ta ei ole ka sedavõrd nauditav, kui olla võiks sellise autoga. Nii et pigem ise käike vahetada, tempokamalt sõita seal, kus see võimalik on ja lubatud. Nii ongi.